horisontaaltõmbed plokil kitsa haardega. Nüüd algasendi sätime paika, haarame käe pidemest ja toetame jalad kindlalt tugevdada. Veendume, et meie põlvedes on kerge kõverdus. Vastasel juhul me ei pruugi olla võimelised hoidma sirget alaselga. Nüüd, variante on 2, me võime mõlemat moodi teha. Üks variant on siis see, et me sooritame tõmbe, veendume, et õlad on all, tõmbame käe pideme alakuhu suunas, aga hoiame lülisamba suhteliselt liikumatuna puusadest. Samas me ikkagi laseme vabaluudel rännata laiali, tõmbame nad kokku ja tõmbame õlad taha. Nüüd, see paneb suhteliselt palju juba ülaselja tööle. Teine variant, mida me saame teha, on siis see, et me paneme ka lülisamba puusast liikuma, laseme kergelt ennast ettepoole kaldesse ja tõmbame taha. Samas siin suure koormusega me tahame vältida pigem ikkagi seda, et liiga suurt kumerust ei tekiks selga. Pluss on see, et me saame suurema amplituudi. Samas peame veenduma, et me ikkagi sooritame tõmbe ära ülaselja ja lai lihasega. See paigalasend on mõistlikum võib-olla algajatele, kellel on oluline rohkem kontrollida ja edasi jõudnud võivad kasutada rohkem sellist dünaamilisemat varianti, kuna nad teavad, mida nad teevad. Liigutuse vältel, nagu ikka, hoiame kehatuge pingestatuna, veendume, et õlad on all ja kujutame ette, et me tõmbame just küünarliigestega taha, ning sõrmed on just nagu konksud, mille otsa siis käepide kinnitub. Ja selline ta on.